Euroopa, Ameerika Ühendriikide positsioonide taandumist maailmas, see on nii silmnähtav, et ma arvan, et jah, see on, nagu ma ütlesin, et see on põhimõtteliselt aja küsimus, kui väga paljud asjad käivad teistpidi maailmas, kui nad täna võib-olla on meie jaoks harjumuspäraselt käinud, aga teisest küljest kui teie olete siin oma nendes kogunemistel või üritustel rääkinud Euroopa Liidu suhestusest maailmaga, siis minu arvates on just nimelt Hiina faktor, mida mina olen tunnetanud erinevates situatsioonides, just see, mis hoiab seda Euroopat koos. Inimõiguste teema koha pealt, jah, et tegelikult meie puhul oleks kõige mõistlikum, kõige paremini kasutada seda vahendit, mis on Euroopa Liidu inimõigusdialoog Hiina. See on 27, varsti 28 riiki, eks ju, 1. juulil saab Euroopa Liit 28 liikmeliseks, Horvaatia liitub. Ja ainult see on miski, mis tegelikult võib panna hiinlasi natukene nagu millegi üle mõtlema, mitte see, et kord ütleb Eesti midagi, siis ütleb Saksamaa midagi, siis ütleb Malta äkki midagi, aga üldjuhul üksikuna riikidel pigem on Hiinaga tegemist, et mitte suurest rongist maha jääda ja kõik püüavad ühel või teisel viisil meeldida. Sageli oleme nagu kurtnud selle üle, et Eesti asukoht on selline kehvapoolne. Räägime kehvast ilmast, aga samas mõtleme Venemaa peale. Aga Venemaaga strateegiline eesmärk loomulikult ja arusaadavalt kogu selle 20 aasta jooksul on olnud, esiteks, et Venemaa hakkaks harjuma püsivalt ja jäädavalt mõttega, et Eesti on iseseisev, suveräänne riik, kuhu sekkumist, millesse sekkumine mis osas me tegelikult on välispoliitiliselt käitunud ja tegutsenud selleks, et kunagi sellist sekkumist enam ei toimuks, kui meie ajaloos nagu on toimunud. Mis osas Eesti käitumine välispoliitiliselt suunaga Euroopa Liit, NATO, mitmed teised organisatsioonid on kandnud just nimelt ka seda, ühe osana seda eesmärki. Aga teisest küljest suhetes Venemaaga on meie strateegiline eesmärk tõepoolest omada nendega ühel päeval just nimelt selliseid suhteid, heanaaberlikke suhteid, et igasugused mõtted võimalikest, mis iganes provokatsioonidest või piirinihutamistest oleksid välistatud. Sinna on väga pikk maa minna veel ja selle tõttu tegelikult need tegevused, mida on 20 aasta jooksul tehtud, kaasa arvatud ka kõik see töö, mis on tehtud piirilepingu üle, on kandnud ühe osana seda eesmärki. Nüüd